Kas sa oled kuskil märganud sellist silti? Kas sinu kodukohas on ka mõne maantee või ehitise juures selline silt? Neid on tõesti igal pool. Aga mida see tähendab? Kes see topib neid silte igale poole? See silt tähendab muidugi seda, et see maantee või ehitis või see video on valminud Euroopa Liidu toetusel. Aga kus see raha üldse tuleb? Ja mis see Euroopa Liit üldse on? Kuidas ta toimib? Ja mis kasu meie sellest saame? Sellest tulebki siin videos juttu. No, mis see Euroopa Liit siis on? No, Euroopa Liit on Euroopa Liit. Ta ei ole riik, vaid riikide liit. Aga seal juures mingites asjades natuke nagu ka riik. Ühesõnaga, Euroopa Liit on üks üsna ainulaadne moodus siis kogu maailmas. Mida ma selle all mõtlen? Tavaliselt on iseseisev riik suveräänne ja tema võim oma territooriumil on täielik. Tema nii-öelda all on näiteks linnad ja vallad, aga kõrgemal ei olegi midagi. Aga Euroopa Liidu liikmesriigid on loonud sellise riikidest eraldiseisva organi, sellesama Euroopa Liidu. Ja nad on mõelnud, et kuule, mõnda asja on koos lihtsam teha. Anname mõned õigused koos sellele eraldi organile. Jah, ma kujutan juba ette, et selle peale olete umbes, et ära aja mul juhed kokku, eks see eurovärk on ikka see Brüssel, kes käsib meil igasugu asju teha ja lase meil rahus olla. Aga ei, mis mõttes Euroopa Liit käsib meil igasugu asju teha ja lase meil rahus olla? Meie olemegi Euroopa Liit. Eesti on täpselt samasugune Euroopa Liidu liikmesriik nagu teised. Ja Eesti kodanikud on täpselt samasugused Euroopa Liidu kodanikud nagu kõik teised. Meie saame samamoodi Euroopa Liidu otsustes ja tegemistes kaasa rääkida neid mõjutada. Ehk siis mitte keegi muu ei käsi ega ei lase kui meie ise. Muidugi 2021. aasta seisuga kuulub Euroopa Liitu 27 liikmesriiki ja siin elab kokku umbes 450 miljonit inimest. Nii palju riike ja inimesi ei saagi kunagi kõiges üksmeelel olla. Selleks, et kõigi soovidega arvestada, on Euroopa Liidus palju erinevaid otsustuskogusid, kus asju arutatakse ja otsustatakse. Ja me võiksimegi vaadata, kuidas see käib. Kust need Euroopa Liidu otsused siis tulevad? Vaatame, millised institutsioonid Euroopa Liidus on. Esiteks Euroopa Ülemkogu. See koosneb kõigi liikmesriikide valitsusjuhtidest ja see otsustab üldised suunad, kuhu Euroopa Liit liigub. Järgmiseks Euroopa Liidu Nõukogu. See koondab liikmesriikide valitsuste esindajaid ja koosseis sõltub seal sellest, mis teemasid parasjagu arutatakse. Ehk siis näiteks, kui arutatakse keskkonnateemasid, siis istuvad seal 27 liikmesriigi keskkonnaministrid. Nii, siis on Euroopa Komisjon. Euroopa Komisjon tegeleb Euroopa Liidus igapäevase juhtimisega. Komisjon koosneb 27 volinikust, üks igast riigist. Aga nad ei esinda seal riike, vaid kogu Euroopat. Volinikud on natuke nagu ministrid. Igaüks vastutab mingi kindla valdkonna eest, näiteks on transpordivolinik või kaubandusvolinik või energiavolinik. Ja siis on veel Euroopa Parlament. See esindab Euroopa kodanikke. Seal ei ole 27, vaid hoopis 705 liiget. Ja kõik Euroopa Liidu valimisõiguslikud kodanikud valivad need Euroopa Parlamendi valimistel. Ja 705-st 7 valitakse Eestist. Euroopa Parlament otsustab Euroopa Komisjoni ettepanekute üle koos Ülemkogu ja Nõukoguga. See on siis väga lühike ülevaade sellest, kuidas Euroopa Liit toimib. Euroopa Liidu ülesehitust ja juhtimist on muidugi ka palju kritiseeritud. Ühest küljest on öeldud, et Euroopa Liit on liiga aeglane, et kõik asjad tuleb 100 korda läbi arutada, kõik peavad nõus olema. Aga kui on näiteks mingi kriis, näiteks pagulaskriis või on suur looduskatastroof või mingi ohtlik viirus levib üle Euroopa, siis oleks vaja ju kiirelt otsustada ja abi anda. Chop, inimeste elud on mängus. Aga selle asemel tuleb pidada 100 erinevat koosolekut. Kuid teiselt poolt on ka öeldud hoopis vastupidist, et Euroopa Liit ei ole piisavalt demokraatlik, et olulisi otsuseid teevad mingid täiesti tundmatud ametnikud, keda rahvas pole sinna valinud. Tõsi, näiteks Euroopa Komisjoni, mis meenutab natuke Euroopa Liidu valitsust, ei vali kodanikud otse. Aga see tuleneb just sellest, et eurooplased ei ole soovinud, et Euroopa Liit oleks riik nagu Ameerika Ühendriigid. Seni on tahetud, et ikka iga riik jääks iseseisvaks ja et kõige tähtsamad otsused teeksid riikide esindajad ehk Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu. Näiteks praegu on Eestist üks volinik 27-st, aga kui Euroopa Liidul oleks päris valitsus, mis määratakse ametisse Euroopa Parlamendi valimiste tulemusel ja riikidest sõltumatult, siis ei oleks Eestist seal valitsuses kedagi. Peamiselt oleksid seal sakslased, prantslased ja itaallased, sest neid on lihtsalt kõige rohkem. Niisiis, eks siin ongi vaja otsida tasakaalu, et ühest küljest oleks võimalik mõistliku kiirusega otsusteni jõuda ja teisest küljest, et võimalikult palju arvestada nii riikide kui kodanike soovidega. See ei ole kindlasti lihtne ülesanne, aga ilmselt meil on tõesti veel arenguruumi. Igal juhul, mida ma tahan öelda, kui mingi seadus on meile tulnud Euroopa Liidu poolt, siis see tegelikult tähendab, et meie enda esindajad on selle seaduse loomisel osalenud. Ja muidugi siis, kui me oleme mingis asjas teiste eurooplastega koos kokku leppinud, siis me peame neid nõudeid ka täitma. Need on need niinimetatud euronõuded, mis võivad käia näiteks ehituse või autode või poes müüdava toidu kohta.
Aga nagu öeldud, siis need nõuded on ühiselt kokku lepitud ja need ei ole kehtestatud kellegi kiusamiseks, vaid ikka selleks, et inimeste elu paremaks teha. Näiteks, et kogu toit, mis meil poes müüakse, oleks tervisele ohutu või et autod, mis meie teedel sõidavad, ei reostaks nii palju keskkonda. No olgu, aga tuleme nüüd selle juurde, mida sina või mina saame sellest, et Eesti Euroopa Liitu kuulub. No esiteks kõige elementaarsem, mis võib ära ununeda. Tänu Euroopa Liidule on Euroopas pikka aega püsinud rahu. Nii pikka sõdadeta aega pole Euroopa ajaloos varem olnud. Ja no meiesuguse väikeriigi jaoks annab Euroopa Liitu kuulumine ka kindlust ja turvalisust, et me ei ole üksi. Aga võtame veel konkreetsemalt. Tuleme nende siltide juurde tagasi. Need sildid tähendavad ju sisuliselt, et Euroopa Liit toetab näiteks teede ehitamist, ettevõtlust, kultuuri, haridust, teadust. Ja see kõik on väga tore. Need on need niinimetatud eurotoetused. No, olete võib-olla kuulnud seda sõna. Aga kust see raha üldse tuleb? Ega see ei tule ju kuskilt taevast, vaid inimesed kõigis Euroopa Liidu riikides teevad tööd ja teenivad raha, maksavad selle pealt oma riigile makse ja väikese osa sellest rahast maksab iga liikmesriik Euroopa Liidu eelarvesse sisse. Ja siis sealt saab seda jälle laiali jagada. Ehk siis kõik riigid maksavad sisse ja saavad sealt ka midagi vastu. Aga muidugi rikkamad riigid maksavad rohkem ja saavad kokkuvõttes vähem ja vaesemad riigid maksavad vähem ja saavad kokkuvõttes rohkem. Mõte on selles, et vaesemaid riike järgi aidata ja ebavõrdsust vähendada. Ja tundub päris õiglane ju. Eriti meile siin Eestis, sest me oleme Euroopa Liidus jõukuselt alla keskmise, ehk siis meie saame Euroopa Liidust rohkem, kui me sinna vastu anname. Meie oleme muidugi selle üle rõõmsad. Aga samas on kerge tekkima küsimus, et oot, kui me peaksime saama ka kunagi Euroopa keskmisest jõukamaks, kas meie hakkame siis ka vaesematele riikidele peale maksma? No jah, hakkame tõesti. Ja siin tekib küsimus, et miks rikkamad riigid sellega üldse nõus on? Mida saab sakslane selle eest, et tema raha kulutatakse Võrumaal maantee ehitamiseks? Miks nad ei ehita selle eest lihtsalt oma kiirteid veel laiemaks, et seal saaks veel kiiremini sõita? See on sellepärast, et nad ise ka võidavad teiste riikide toetamisest. Siin tuleb mängu see, et jõukuse hulk maailmas või Euroopas ei ole muutumatu. Et see ei ole nagu näiteks see vesi siin, et seda on alati ühe palju ja saab ainult ühest klaasist teise valada või ühest riigist teise tõsta. Kui riigid omavahel kauplevad, siis nad saavad mõlemad rikkamaks. Kui Euroopa Liidu rahadega ehitatakse Võrumaale uus maantee, siis see aitab kaasa Võrumaa ja Eesti majanduse arengule. Ettevõtjad saavad paremini kaupu vedada, inimesed saavad tööl käia ja nii edasi. Aga ühtlasi on Eesti ju Euroopa Liidu siseturu osa. Rikkamate riikide ettevõtted saavad paremini siia oma kaupu ja teenuseid pakkuda ja Võrumaa ettevõtjad saavad paremini mujale oma kaupu ja teenuseid pakkuda. Ja lõpuks võidavad sellest kõik, me kõik saame sellest jõukamaks. Olgu, ühesõnaga Euroopa Liit aitab meie majandusel areneda. Aga mida veel Euroopa Liidust kasu on? No see, et me saame vabalt liikuda. Kui sa oled mõne Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, siis sa oled ühtlasi Euroopa Liidu kodanik. Ja seega, kui sa saad täisealiseks ja tunned, et tahaks minna näiteks Soome või Hispaaniasse või Iirimaale või Horvaatiasse, kas siis elama või õppima või tööle, siis sa võid seda vabalt teha. Samas näiteks selleks, et minna Venemaale või Hiinasse ainuüksi reisile, peab sul olema viisa, rääkimata sellest, et sinna tööle ja elama minek on palju keerulisem. Ja rääkides õppimisest, siis võib-olla olete kuulnud midagi Erasmuse programmist. See on ka Euroopa Liidu loodud programm, mis annab rahalist toetust ja teeb lihtsamaks selle, kui sa tahad natuke aega õppida mõnes teises Euroopa Liidu riigis. Ja ükskõik, kas sa viibid mujal Euroopas reisil või sa õpid või sa töötad, kui sa jääd seal haigeks või satud õnnetusse, siis Euroopa Liidus on õnneks asjad korraldatud nii, et sa saad sealset riiklikku arstiabi samadel tingimustel nagu selle riigi kodanikud. Või kui sa reisid Euroopast väljaspool mõnes kauges riigis, kus Eestil ei ole saatkonda, aga sul on abi vaja, siis kuna sa oled Euroopa Liidu kodanik, siis sa saad pöörduda ka ükskõik millise muu Euroopa Liidu liikmesriigi saatkonda ja saada sealt abi. Nii et tänu sellele, et mul on siin passi peal Euroopa Liit, et ma olen Euroopa Liidu kodanik, on maailm mulle valla. Et minna ja avastada ja siis muidugi tagasi tulla. Aga nüüd on aeg see teema kokku võtta. Esiteks, Euroopa Liit on riikide liit, kuhu kuulub 27 liikmesriiki, sealhulgas ka Eesti. Teiseks, Euroopa Liidus tehtavad otsused põhinevad aruteludel ja kokkulepetel, kus püütakse arvestada kõigi liikmesriikide ja nende kodanike huvidega. Selleks on Euroopa Liidus mitu otsustuskogu, millel on igaühel oma roll. Kolmandaks, Euroopa Liidu Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu esindavad liikmesriike, Euroopa Komisjon Euroopa Liitu tervikuna ning Euroopa Parlament esindab Euroopa kodanikke. Neljandaks, koos õigusega otsustamises kaasa rääkida on igal liikmesriigil kohustus Euroopa Liidus ühiselt kokkulepitud nõudeid täita. Viiendaks, Euroopa Liiduga kaasneb ka palju võimalusi. Rahu, turvalisus, majandusareng ja vaba liikumine. Aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis ja tahad selliseid rohkem näha, siis vajuta telli, otsi meid üles ka Facebookis ja Instagramis ja räägi meist kindlasti sõpradele, sugulastele ja tuttavatele.
anna meile ka kindlasti teada, milliseid teemasid me sinu arvates järgmisena käsitleda võiksime. Praegu aga nägemist järgmise korrani.